mulje oli alguses väga siuke aeglane, et liiga palju šikaane võib-olla järjest ja et šikaanid on hästi kitsad, aga lõpuks sõitma sain, siis oli ikka sai hoogu sisse küll ja šikaanid olid täpselt siukses paigas. Kuidas need voorud nagu järjest minema hakkasid? Essa voor, ma olin suht alguses alustasin, siis oli päris libe. Teine voor oli juba õnneks natukene nii-öelda kruusa ja kive välja sõidetud, sealt oli natukene kiirem juba. Ja kolmas ring oli siis täitsa niimoodi, et sai panna ikka. Teine tiir oli viga sees, et nukist alla siis oli kohe šikaan ja ei saanud pidama seal ja panin otse siis sisse sellele tüünile. Aga rohkem vist väga nagu ei olnud. Või need ümberpöörded nii-öelda olid, siis läksid pikale vahepeal ja ei olnud siukseid, ei olnud just kõige kiiremad. Siin pidamine muutus nende voorude lõikes päris palju, et kas oli selline üllatusmoment või kuidas seda rada lugesid? Ei, sellest üllatusmomente ei olnud, et selles suhtes läks ikka rada paremaks, et sa nägid kohe ära, et kus sai nii-öelda hiljem pidurdada ja kus ei saanud. Kokkuvõttes jäid sõiduga rahule või midagi kipaldud ka? Ei, sõit läks üleüldiselt hästi, et midagi parandada enam ei saa ja selles suhtes oli äge. Kuna viimati ma sõitsin Saaremaa 1+1 rahvasprinti, see oli siin kuskil suve lõpus, siis paus on olnud väga pikk, pole nagu trenni saanud teha. Ma isiklikult tulin nagu selle mõttega, et lihtsalt läbi sõita puhtalt ja vaadata, mis edasi saab. Kuidas need voorud järjest läksid? Esimene voor üldiselt läks hästi, aga üks kaasvõistleja siis jäi kahjuks tee peal ette ja sain siis vooru lõpus uue sõidu. Sealt siis sain hea ajakirja. Teises voorus tuli 0,7 sekundit parem aeg ja viimasel oli nagu konkurendiga päris tihe rebimine. Et ma proovisin lihtsalt ennast vaos hoida ja puhtalt läbi sõita, mitte vigu teha, mitte tünja korjata. Mis hooaeg edasi toob? Kindlasti proovime veel rahvasprinte sõita. Vaikselt käib ka puuriga autoehitus, et prooviks alguses siis võib-olla rallisprinti, seejärel ka sportrallisse. Esimene voor võitsin, teine voor siis kaotasin ajaliselt, et sõitsin seal selle tuntud ruuta selle lõigu peal, libises välja, siis otsisin tagasipääsu tee peale, siis ajaliselt nagu kaotasin, aga kolmas sõit nagu võitsin ja oligi see, et eksis see, kes oli teine sõit esimene ja siis tänu sellele ajad liidetakse ja ütleme jah, et see ei teadnudki, et rahvasprindis on 20 sekundit tünni puudutus, et see on nagu päris ulmeline aeg nagu. Antakse trahvi, et peab väga kartlikult neid sõitma ikka mööda. Kuidas see sõit, tee oli suhteliselt kitsas, raske on teil pöörama saada, keskelt jäikad, mis see sõidutaktika teil oli? Ongi põhjus peale maha ja et saaks enne sikaani õieti enam-vähem pidama, et ega muud ei olegi väga, et saaks selle sikaani kuidagi läbi ja siis uuesti sujuvalt jälle edasi, läks suht karedaks ikka, ütleme niimoodi, aga pidimegi muidugi võistlusjuhendi järgi saama peale piigiga, aga millegi pärast, ütleme, korraldaja ütles, et see ilma olude pärast ei tahtnud ta lasta, et siis oleks need tulemused teised ja siis ta keerab paremini ja nii ta on tavaliselt, jah. Mis hooaeg edasi toob? Nüüd ongi niimoodi, et tegin mingid hulluse, et lähen täisrallile järgmine reede laupäev on Lätis Sarma ralli ja 240 kilti ülesõitudega koos ja 90 kilti katset, et lähen proovin selle SSV pagiga seal, piigiga ja kaartilugejaga. Et kuidas see nagu on, et esmakordselt lastakse täisrallile peale nagu need masinad, ütleme siis Lätis. Tegelikult võtsin seda asja päris tõsiselt, ma isegi tegelikult võtsin 8 kilo isegi kehakaalu alla nädalaga ja autoga sai päris palju vaeva nähtud, et ikkagi väga tõsiselt taaskord jälle ja eesmärk oli ikkagi võita. Ja tegelikult nägime ka peale igat katset kõvasti vaeva, et ikkagi võita, häid tulemusi saada ja see hooaeg tahaks ikkagi sprindi sarjas ikkagi esikohta saada, et see on meie kindel soov ja selle nimel me rabeleme.
kuidas see tänane võistlus minema hakkas ja kuidas voorud välja tulid? Esimene voor läks väga hästi, oma klassis siis peaaegu 3 sekundit võitsin siis teist kohta ja teine voor siis üks sikaan natuke uimaselt sõitsin, et kaotasin 3 sekundit oma konkurendile ja kolmas voor siis suutsin natuke parema aja sõita ja siis võitsin ikkagi kogu klassi ära, ja kolmas katse siis sai palju vaeva nähtud, videoanalüüsi tehtud mitmeid kordi ja see asi kõik toimis. Siin täna selline võiduvõtti oli, kuidas see sõitus oli? Ma arvan, et tänane võiduvõtti oli tark sõit ja ikkagi võib-olla see, et kui keegi filmis, siis tasub ikkagi videoanalüüsi teha, et rada ikkagi täielikult selgeks saada, pidurdusmaad ja eks julgust peab ka veita olema ikkagi.